Head spordisõbrad, algab telesaade Spordiakadeemia. Saatejuht on Revo Raudjärv. Tere õhtust, head spordisõbrad. Tõepoolest algab saade Spordiakadeemia. See on saade, mis hakkab olema Tallinna Televisiooni eetris igal esmaspäeval kell 21.30. See on saade, mis toob siia stuudiosse publiku. See on saade, mis toob siia stuudiosse saate külalised. Ja see on saade, mis toob siia ka väga palju põnevaid teemasid. Aasta 2014 on teatavasti väga põnev aeg, sest toimuvad Sotši taliolümpiamängud. Aasta 2014 on jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri aasta. See on aasta, kui Eesti on kuulutatud liikumisaastaks. Nii et väga palju põnevaid teemasid selles saates kajastust leiavad järgnevate kuude jooksul. Aga kuna teemasid on palju ja saate külalised on juba siin ja meil aega on väga vähe antud, siis stardime. Teemad on teie ees. Aasta 2014 on Eestis kuulutatud liikumisaastaks. Sellega seoses peab iga eestlane liikuma vähemalt 2 korda nädalas 30 minutit. Liikumise all ei mõelda ainult sportimist, vaid ka näiteks koeraga jalutamist. Nädalavahetusel toimusid mitmed suusamaratonid. Meie kaamerad olid kohal RMK Kõrvemaa suusamaratonil. Tuntud näitleja Elina Pähklimägi õpib õigesti treenima. Tänases saates jagab Elinale nippe suusataja Siim Sellis ja Elina saab teada, kuidas klassikatehnikas kiiremaks saada. Vaatajamängu küsimus tuleb Berliinist. Me küsime 1936. aasta Berliini olümpiamängude kohta ning televaatajate vahel loosime välja auhinna. Selgunud on Sotši taliolümpiamängudel Eestit esindava 24 sportlase nimed. Maailma mainekamale suusamaratonile Vaasalopetile minejad, olge valmis karmiks laskumiseks, kust alla sõites kukuvad ligi pooled suusatajad. Aga nüüd, head vaatajad, hea publik, mul on au tutvustada teile tänase saate külalisi. Need on inimesed, kes mõjutavad Eesti sporti otseselt ja kaudselt. Eesti Olümpiakomitee president Neinar Seli, tere õhtust! No Neinar Seli kohta olen leidnud internetist ka üksjagu põnevat informatsiooni. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna cum laude ja töötanud seal ka ligi 15 aastat õppejõuna. On ka bioloogiateaduste kandidaat 1990. Seenioride klassis tuli ta 2004. aastal maailmameistriks vasaraheites. Tema isiklik rekord on vasaraheites 69-62. See pärineb vist aastast 1983, et Neinar, kas see info vastab kõik tõele, mis ma ütlesin? See vastab tõele, jah. Aga siis ma olin veel U23 klassis, nii et täiskasvanud klassis ma enam ei võitlenudki. Selge, aga meil on hea meel tervitada stuudios ka liikumisaasta 2014 projektijuht Aivo Normakut, tere õhtust! Aivo Normak on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna, tulnud 2 korral Eesti meistriks 10 võistluses ja 2 korral ka teivas hüppes. Ta on olnud ka Eesti Kergejõustikuliidu peatreener. Tema 10 võistluse isiklik rekord on, pange tähele, 7592 punkti. Ning stuudios on koha sisse võtnud ka Eesti suurimate spordiürituste korraldaja Mati Lilliallik. Tere õhtust, Mati! Tere õhtust! Mati eestvedamisel korraldatud Tallinna maratoni ja sügisjooksu läbis pealinna tänavatel koguni 20 562 inimest. 8 liikumisharrastussündmusel lõi näiteks eelmisel aastal kaasa koguni 43 512 jooksu ja käimissõpra. SEB maijooks pani aga liikuma koguni 14 154 osalejat, olles seega Baltimaade läbi aegade suurim naistele suunatud liikumisharrastussündmus. Ühesõnaga, mis ma öelda tahan, on see, et kui keegi teab, kuidas Eestis inimesed liikuma saab, siis see mees on Mati Lilliallik. Aga oluline on kindlasti märkida tänase saate juures ka seda, et kõik 3 meest on lõpetanud Tartu Ülikooli kehakultuuri teaduskonna, nii et igati akadeemiline seltskond. Aga me võtame ette mõningad graafikud, mis tõestavad väga ilmekalt seda, et eestlane liigub vähe. Ja olgu siis kohe alustuseks ära toodud, et koguni 41% eestlastest ei tegele üldse liikumisharrastusega. Lohutuseks võib öelda, et Kreekas on see protsent veel suurem, 67%, nii et eestlastel on veel kehvemaid kui eestlased, aga Soomes näiteks on 7% ja Rootsis ei tegele liikumisharrastusega 6%, nii et muljet avaldavad numbrid Soomes ja Rootsis. Nii et arenguruumi meil on kõvasti. Aga olgu siia juurde toodud veel teinegi graafik, mis ütleb, et regulaarselt
teeb Eestis sporti vaid 35,6%. Soomes on see protsent ülikõrge, koguni 70,4% soomlastest teeb regulaarselt sporti, nii et ka siin selles näitajas on meil arenguruumi väga palju. Samas sportimisvõimalused on Eestis väga korralikud. Me saame siia võtta 3. tabeli, mis näitab väga ilmekalt, et Eestis on ligi 90 terviserada ja meil on 2425 spordirajatist, meil on 3588 spordiklubi ja ka treenereid on meil 3439. Okei, treenerite numbri juurde me tuleme mõnes teises saates tagasi, sest et see on omamoodi saate teema, et kuidas need treenerid jaotuvad, et esimese, teise ja 3. kategooria ja 4. kategooria treenerid ja nii edasi ja nii edasi. Aga enne kui me alustame sel teemal vestlust siin meie stuudiokülalistega, enne seda vaatame üle liikumisaasta 2014 ametliku videoklipi. Tegelikult iseloomustab väga ilmekalt vist Eesti mehi, kes tõusevad televiisori tagant suhteliselt harva püsti. Neinar Seli, kus siis tuli selline idee, et teha liikumisaasta 2014 ja miks eestlased nii vähe liiguvad? See idee tuli koostöös ministeeriumiga. Kultuuriministeerium on iga aasta kuulutanud mingiks teema-aastaks ja kui eelmine aasta oli pärandi aasta, siis sellel aastal on siis liikumis- ja spordiaasta. Aga meie liikumisi, kui me vaatame seda statistikat, siis need numbrid on tõesti kurvad, aga ma usun, et ka siin nende numbrite taga on ka võib-olla selline probleem näiteks, et ka ei arvestata tihti lugu oma liikumisi, mida tegelikult siin 2 korda 30 minutit arvesse võetakse, et see väga suur erinevus, see 41% võrreldes siin põhjanaabritega. Ja ma tean, et näiteks kui mees, kes päev otsa töötab metsatööl, sellel ei lähegi nagu liikumine üldse kirja, kuna ta ei liigu, et selliseid näiteid võib-olla on ka selle veel, aga ikkagi nii suur arv on meile põhjuseks, et me sellist liikumis- ja spordiaastat peame tegelikult tegema ja sellega ka tõstma oma teadlikkust, et liikumine on tervise alus ja samas me teame ka seda Maailma Tervishoiuorganisatsioonilt tulnud andmete põhjalt, et kui me paigutame tervisearendusse 1 euro, siis me saame riigieelarvesse 8 eurot tagasi ja siuke paremat äriplaani ei tohiks ka riigil olla, kui just toetada sellist ettevõtmist nagu liikumisaastat. Aivo Normak, liikumisaasta 2014 projekti just, et tegelikult ega liikumine ei ole ainult sport, et need on 2 eri asja. Ja, et siin esitletud statistika ka tegelikult käsitleb eelkõige liikumisharrastust, ja täna meie ühiskonnas ja meie elanikkonna seas ma peaks seda probleemiks, et liikumisharrastust samastatakse spordiga. Ja kuna ma spordiga regulaarselt ei tegele, siis järelikult ma ei ole ka kehaliselt aktiivne. See on selline võib-olla väga kõige üldisem nagu hinnang või hoiak, välja kujunenud hoiak. Aga meie siis selle aasta jooksul püüamegi selgitustööd teha ja teha inimestele nii-öelda puust ja punaseks selgeks, et mis asi see liikumine on, et tõesti pool tundi ka bussi peale kõndimine on liikumine. See ei ole täpselt see, mida inimene tegelikult peaks tegema igapäevaselt. Et me alustame kõigepealt sellest, et regulaarne liikumine on sellega tegelemine 2 korra nädalas, olgu siis selleks või bussi peale kõndimine. Aga sealt edasi tulevad juba järgmised sammud, kui see regulaarsus on saavutatud, siis ühel hetkel võib-olla juba tegeletakse tõsisema liikumisharrastusega ja jõutakse ka näiteks Mati Lillialiku poolt korraldatavale võistlustele. No 32% eestlastest ütleb, et neil pole liikumiseks aega, 27% ütleb, et ei viitsi, pole huvi liikumiseks, 26% on väsimus peale tööd. Kuidas neid siis liikuma saada? Et Mati Lillialik, teie olete saanud Eesti inimesed liikuma, see ei ole tegelikult olnud kerge ülesanne. No ega ta kerge ülesanne ei ole, aga ma siin eelkõnelejatega oleksin mõningal määral nõus, et Eesti spordiürituste statistikas siis või tehtud uuringutes, ma arvan, ei kajastu tõepoolest kõik liikumisviisid. Et Eestimaa inimesed on ikkagi suhteliselt liikuvad ja suhteliselt sportlikud. Seda võib
ma arvan, kas või inimeste tänavapildist väljanägemise tõttu öelda, et meil selliseid korpulentsemaid ja tüsedamaid inimesi kohtab ikka vähe, ma arvan, võrreldes Lääne-Euroopa ja lombitaguste maadega, et ma arvan, et Eesti inimene armastab liikuda ja eestlased oskavad korraldada erinevaid liikumis- ja spordiüritusi ja ma arvan, et see on ka üks alustala, mis Eesti maalasi liikuma meelitab. Aga me küsisime Tallinna Ülikooli dotsendi Kaarel Silmeri käest, kui palju peaks siis inimene liikuma? Euroopa normatiivide järgi ja teadlaste arvamustel on nii, et 2 korda 30 minutit, aga mina nagu ütleksin nii, et võib-olla see sõltub minu sellisest vastupidavusalade tendentsist ja kogemusest. See on ikka napp. Pigem rohkem ja väiksema intensiivsusega kui vähe ja suurema intensiivsusega. 30 minutiga selgelt higi hakkab tulema, põsed lähevad punaseks ja see on miinimum. Aga inimene peab enesetundest lähtuma. Sest ütleme nii, et kõige suuremad ja paremad kuldsemad ajad on suvised ajad, kui inimene liigub ikka endalgi märkamatult. Kui lumed ära sulavad ja suvilad lahti lähevad ja tööd lahti läheb, siis kiputakse isegi liiga tegema endale. Nii et kõik selline toimetamine, igapäevane töö, see käib ka siia all. Ei pea trennis käima ja sportima. Ja tegelikult oluline ongi avalikkusele teada anda, et see ei ole sport, mida siin propageeritakse, vaid tegelikult liikumine, need on 2 eri asja. Absoluutselt. Just normaalne liikumine. Sa ise tunnetad ja ütleme niisugune Eesti talupojatarkus on ka see, et ta tunnis ise täpselt, kui ütles nii, et tema ei teinud võib-olla pausi, tegi tööd, siis ta iskus mingi palgi otsal, vaatas loodust, kuidas ja nii et niisugune talupojatarkus tuleb tagasi, ehkki me oleme väga paljud linnameesteks hakanud. Muide, Kaarel Silmer avastas veel ka seda, et umbes 115 aastat tagasi, aastal 1898, kirjutas ajaleht Postimees liikuvast eluviisist ja kirjutas sellest, et istuv eluviis on siis halb ja et mis organismile millised mõjusid see avaldab. Nii et tegelikult, mida ma tahan öelda, on see, et juba 100 aastat inimesed teavad, et istuv eluviis on halb, tuleb liikuda, aga ometi inimesed ei viitsi seda. Eriti nüüd, kus veel arvutid, televiisorid on juurde tulnud, Neinar Seliega inimesed tõesti ei viitsi. Eks ta tegelikult jääb ikkagi selle tahtmise taha, et ka vanasõna ütleb väga selgelt, et kui on tahe olemas, siis leitakse abinõu ja kui tahet ei ole, siis leitakse põhjus ja tihtilugu ongi, et leitakse see põhjus, miks minna, et küll pea valutab, küll väsimus või mida iganes sinna põhjusteks ei otsi, aga nagu öeldakse, selle liikumise juures ikkagi kõige raskem etapp on see kõige lühem etapp, ehk siis tõesti sealt kirjutuslaua või diivani tagant välisukse juurde, kus sa saad omale jalanõud jalga panna ja dressi selga, et kui selle etappi nagu läbi saab, siis järgmised etapid on juba lihtsamad korraldada. Kui me juba numbrite maailmas oleme, siis koguni 51% vastanutest ütleb, et tegelevad liikumisharrastusega üksi, et Aivo Nurmak, tegelikult see on oluline, et võib-olla, et kui me nüüd propageerime liikumist, et võib-olla sõnum võiks olla, et võtke sõber kaasa, et siis on ju kohe 2 inimest sportimas, kohe 2 inimest liikumas. Jah, et kui me räägime liikumisharrastuse osakaalu suurendamisest, siis kõige tõhusam meetod minu hinnangul võikski olla see, et kui mina olen täna liikuv inimene, et ma siis innustan selle aasta jooksul üht tema sõpra ja aitan ta ree peale, et ta ka nii-öelda saavutaks selle regulaarsuse. Aga tegelikult siia kõrvale saab veel tuua selle, et kui number 51 on see, et tahavad üksi teha, siis mis aitab inimestel säilitada liikumisharjumust, siis 30% inimestest ütlevad, et perekonna toetus, sõprade toetus. Et ma arvan, et see on see vahend, millega me saame rohkem inimesi liikuma. Lisaks 27% ütleb, et suurem sissetulek, 20% ütleb, et parem ligipääs sportimispaikadele, aga üks oluline nüanss on veel ka 20% ütles, et tööandja soodustused, et tegelikult ka tööandja saab ju kaasa aidata sellele, et tema töötajad oleksid sportlikumad. Ja kindlasti me ju veedame kõik oma, enamus meist oma põhitööd tehes 8 tundi päevas vähemalt. Ja kui tööandja soodustab meie liikumisharrastusega tegelemist, mis tahes viisil, selleks võib olla näiteks klubipääsmete osaline kompenseerimine, selleks võib olla pool tundi lisaaega nädalas treeninguks ja nii edasi.
et siis lõpuks see kindlasti tuleb tööandjale tagasi. No me oleme muidugi väga numbrite maailmas juba siin, statistikasaade on täna sisuliselt, aga kui me juba numbrite maailmas oleme, ühe numbri tooks veel vaatajateni, nimelt sellises Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse uuring 2013 sügis, kust ma need numbrid olen saanud, eks. Seal küsiti, et kas olete osalenud 12 kuu jooksul rahvaspordiüritustel ja 80% vastas, et ei ole, nii et Mati, teil on ka tööpõld on selles mõttes väga lai. Ja selle üle on hea meel, et kasvupotentsiaali on näikse olevat. Aga ma usun, et kindlasti see küsitlus ei pruugi peegeldada täit tõde, et kui me vaatame viimase 10 aasta kasvutendentsi Eesti suurematel rahvaspordisündmustel, Tartu maratonil, Tallinna sügisjooksul, rida teisi üritusi veel, et siis see kasvunurk on ikkagi 4-5 korda, mis tähendaks, et justkui inimesi peaks ikkagi olema juurde tulnud, kes harrastavad, kes käivad ka üritustel. Et ma arvan, et see päris täpselt ei tea, kuidas see metoodika läbi viidi seal, et sellel küsitlusel, et ma arvan, seal tõde on võib-olla selline vahepealne. No tihtipeale need, kes neid küsitlusi läbi viivad ja need, kes nagu tellivad, need tihtipeale öeldakse, et öelge, mida te tahate selle küsitlusega saavutada, vastavalt sellele me koostame teile küsimused. Et see on ju väga levinud, et ma loodan, et see on ikka usaldusväärne allikas. Ja kindlasti see uuring on täitsa korrektselt läbi viidud, aga see ei ole nii-öelda, seda ei ole väga palju kordi tehtud ennem, et ja täna nagu alles tegeletakse nende numbrite sissevaatamisega, analüüsitakse ja siis kindlasti tulevad vastused ka nii-öelda spordiürituste korraldajatele, et mida see number siis tegelikult täpselt peegeldab. Aga kui me juba spordiürituste juurde jõudsime oma saate temaatikaga, siis oleks küll aeg minna ja vaadata üle üks videoklipp. Nimelt nädalavahetuse toimus Kõrvemaa suusamaraton ja meie kaamera oli seal ilusti kohal. Kõrvemaa suusamaraton. Suur avalöök 2014. aasta RMK Kõrvemaa neliküritusele ning alanud liikumisaastale, mis kutsub inimesi üles rohkem sportima. Lumi on seotud ju ikkagi ilmastikuoludega ja lumeolud on Eestis sel aastal olnud suht kesised ja selle tõttu on ka suusatajate arv oodatust oluliselt väiksem. Aga ma arvan, et liikumisharrastus tervikuna läheb üles mägemühinal ja selle üle on hästi hea meel. Vastavalt igaühe enda sportlikule vormile sai ennast võistlema registreerida kas 38 kilomeetri pikkusele põhidistantsile või 19 kilomeetri pikkusele tervisedistantsile. Oma päris esimeseks suusamaratoniks valmistus ka Eesti jalgpallikoondislane Raio Piiroja. Oled sa stardiks valmis? No ma loodan. Meil on õnneks Jõulumäe keskus, et seal oli kuu aega võimalik suusatada. Minu jaoks esimene maraton, et eks vaatab, et alustan hästi rahulikult ja kui lõpus on midagi veel järgi jäänud, et eks siis paneb tempot juurde. Mis eesmärgi olete seadnud? Läbida mõnus enesetundega. Kui palju olete üldse jõudnud suusatada see talv? Natukene üle 100 kilomeetri. Vähe. Kuna ma teen 4 üritust, ma teen neid lühikesi distantse, et siis tahaks võimalikult head aega saada, et võimalikult head kohta lõppkokkuvõttes saada. Tänane võistlus on selline väga hea ja kõva treening. Mina olen jõudnud päris palju suusatada, et juba septembri lõpust esimesed laagrid. Meestest võitis 38 kilomeetrise põhisõidu Timo Simon-Lantser. Võiti ajaks 1 tund ja 39 minutit. Naistest oli parim Piret Pormeister ajaga 1 tund ja 53 minutit. Timo, palju õnne! Aitäh! Kuidas enesetunne on? Väga hea, tänan küsimus. Esimene ring siuke kohane esimene, et väga hüplik oli see rada, siuke künk, ütleme siuke hästi ebatasane. Et esimene ring nagu kohanesime ära ja teine ring siis juba teadsid, et kus saab natuke kiiremini sõita ja kus on vaja rohkem nagu ettevaatlikku olla. Et see oli nagu põhine, jah. Raio Piiroja lõpetas tubli 82. kohaga. Aeg 2 tundi ja 14 minutit. Tehtud, palju õnne. Oli raske?
esimene ring oli väga kerge ja siis panin natuke juurde, aga lõpus läks raskeks. Korra kukkusin tõusu peal, jah. Oli hea tunne, et läbi sai. No kuidas läks? Ei, normaalselt. Ei oska teine ja kolmas sõit see aasta. Ja nii, et ei, võib rahule jääda. Jalad nõrgad on natuke. Kui palju te muidu nädalast trenni teete? 2-3 korda ikka, aga lund ei ole, ei saa teha. Kuidas sul läks? Mis sa arvad? Hästi. Ma olen ennegi suhtes sõitudel käinud. 19 kilomeetrit. Miks otsustasid selle maa ette võtta? No, sest ma olen ennegi ka sihukestel taadel käinud. See on suhteliselt raske. Ütleme niimoodi, et kohati meenutas see võistlus mitteametlikku mullasuusatamise MM-i ja vastavalt sellele sai valitud ka suusad, nii et omas masinaklastis ma olin kindlasti parim. Et väga omapärane võistlus. Tega ei ole ju trenni tehtud, 100 kilomeetrit on sõidetud ja selle arvestuses täitsa okei. Aga ma arvan, et kindlasti see viimane mees Sulev Lokk väärib küll ühte aplausi täna, sest see oli visusuusaga läbi sõita maraton. Aplaus! Ja mul on hea meel, et tegelikult Sulev on ka siin koos meiega täna, et Sulev, ma saan aru, et sa oled selline mees, kes tegelikult iga nädalavahetus osaleb sisuliselt ühel maratonil, nii et sinu jaoks oli see maraton täielik nohu läbi teha. No päris nii öelda ei saa, et lumenappuse tõttu on nagu vähe sõidetud, et nohust oli asi kaugel, kui Timo Simon Latser kurtis, et raske oli, siis oli tagapool veel raskem, aga võin öelda siin harrastajatele, et sellises kehvas tingimustes, kui lund on vähe, paljudel on olemas keldris aegade tagused suusad, et võtke need välja ja tulge nendega rajale, et kannatab väga hästi sõita. Aga tegelikult me räägime täna liikumise aastast, siis need inimesed, kes nendel maratonidel osalevad, need inimesed tegelikult liiguvad väga palju. Seal on isegi inimesi, kes teevad 7-8 korda nädalas trenni, 2 korda päevas isegi mõnikord. Sa ise oled ka üks nendest meestest, kes ütle ausalt, kui palju sa nädalas trenni teed, mitu korda nädalas? No, 2 korda päevas ma ei tee, aga sihuke 5-6 korda ikka püüan nädalas teha. Ja. Nii et kokku võiks tulla seal 7-13 tunni vahele see treeningkoormus. No Mati Leilelik on siin stuudios. Ütle nüüd otse, mida sa arvad Mati korraldatud üritustest? Mul on Matile selline küsimus, et täpselt nädal aega tagasi oli registreerinuid pikal 163 ja lühikesel 49, ehk siis napp 200 ja ometi lõpuprotokollis me näeme jälle 650 suusatajat. Mati, et mis sa tegid, et sa sihukese publiku jälle rajale said? No me tegelikult ise selle arvuga üldse rahul ei ole, me olime valmis ikka üle 1000 inimesi vastu võtma ja eks me oleme ka õnnetud, et see selline lumevaene talv on olnud siin või talve algus ja samal päeval siis korraldati ka täisüritusi, et eks me kõik nende nahka natukene läksime, aga see, et arv viimasel nädalal väga kasvas, väga hoogsalt, selle eest tuleb suur kummardus teha meie partneritele, kes auhinna laua piisavalt rikkalikuks tegid ja selliseid boonused juurde panid. Samas oli ka kindlasti neid, kes tegid selle olukorra raskemaks, sest ma tean, et samal ajal toimus ju veel üks maraton, Estoloppeti sarja kuuluv Viru maraton, mis võttis kindlasti väga palju suusatajaid ära ühelt maratonilt, et tegelikult selles natuke näotu, et on nagu 2 maratoni paralleelselt, et suusasõbrad oleks tahtnud võib-olla mõlemal osaleda tegelikult. Suusaringkond ei saanud sellest keegi tegelikult aru, et miks ta just täpselt nii on. Aga Mati kiituseks võib seda öelda, et kui muidu on Kõrvemaal just lühikese distantsi rahvas jäänud sinna 250 kanti või 300 kanti, siis seekord oli ligi 400. Et väga hästi tehtud turundus just nagu selle liikumisaasta harrastuse mõttes, et tulge proovige selle lühemat maad. Ja ma ise arvan ka seda, et Trump pääs Raio Piiroja rajale, et see nii-öelda tõmbab Eesti noori jalgpallurid kindlasti rajale. Aga Eestis toimub kokku tegelikult üle 1000 liikumisharrastussündmuse aastas, harrastusspordivõistlused, loodusmatkad, tantsuüritus, võimlisüritused, et tegelikult neid sündmusi, kust osa võtta, on ju väga palju ja see on hea võimalus inimesed liikuma panna, Ivan Armak. Täpselt nii on, et see 1000, see number, see on tegelikult väga tagasihoidlik. Kui liita sinna veel sõpruskondade sellised oma algatused, mis ei kajastu mitte kuskil kalendris, kuid pakuvad inimestele tohutut tegemisrõõmu. Et ma arvan, et see number on 2000-3000. Et Eestis saab igal ajal, igas kohas ja mis tahes viisil liikuda. Et meil on kõik võimalused selleks olemas. Liikuda saab igal pool ja Neena Seli tegelikult need argumendid mitte liikumiseks on kõik ettekäänded. Jah, tegelikult ega ta nii on, et
väga hea mõte ja idee ikkagi ongi see, et katsu oma mitteliikuv sõber kaasa kutsuda ja ka ma ise olen oma prouaga samasuguses üksteist aitame, turgutame ja teeme samuti kas või 5-6 kilomeetrit kepikõndi peale tööd ära ja saame päeva teemad omavahel ära rääkida ja me vaatame tegelikult neid Soome näitajaid, siis kui Soomes ka need kergliiklusteed tulid, siis 70% inimesi teevad just kergliiklusteel ja meil on neid võimalusi, et üle Eesti igal pool olemas ja alustab lihtsalt sõbraga jalutuskäigust ja saab ka nii ärijuttu ajada ja perejuttu ja kõiki jutte. Ma tüsiksin tegelikult siia repliigi korras vahele, et võib-olla Sulev annab korraks mikrofoni Laura-Liisile, kes ma tean, et siin on meil Saku gümnaasiumist õpilasi tänases saates. Kui mitu korda teil on nädalas kehaline kasvatus? 2 korda. 2 korda nädalas. Neena Seli, minu meelest äärmiselt vähe, et kas sa annab kuidagi Aaviksuga rääkida, et ta paneks rohkem neid kavasse? See teema on tegelikult väga pikalt üleval olnud ja kogu aeg räägitud, et liigutakse vähe, et järjest rohkem lapsed tegelevad tubase tööga ja on arvutite taga, et sealt nagu välja saada ja üks selleks võimaluseks oleks kohustuslikult 3 kehalise kasvatuse tundi nädalas. Aga eks need põhjuseid on ka teisi, et lihtsalt algab nii sama planeerimistest kui ka õpetajate ja pedagoogide puudusest kuni ikkagi lõpuks selleni, et ega raha räägib kõik. Aga samas ma usun, et kõik akadeemikud on nõus selles mõttes, et tuleb kehalikustust arvu nädalas suurendada. Ma olen väga nõus sellega ja tegelikult olümpiavõitja Erki Nool on öelnud kunagi, toonud sellise huvitava näite, et ma loodan, et ta kinnitab, et ta on seda öelnud, et koolipäev võiks olla näiteks kella 4 ja tegelikult sisaldada ka nii-öelda päevahoidu lastele, mis tähendabki seda, et tunnid lõpevad ja lapsed jäävadki päeva lõpetama koolis, kus on võimlad, sportimispaigad on avatud ja siis korraldatakse neile seal erinevaid liikumistunde, nad saavad tegeleda oma hobidega ja ka lastevanemate süda oleks rahul, sest et lapsed oleks hoitud, ei ole kuskil linna erinevates kaubanduskeskustes hulkumas ja seeläbi saaks seda oluliselt nagu liikumisharrastust ka propageerida, et isegi mõned sarnased näited Hispaaniast olevat olemas. Nii see on. Sa oled, Mati, kindlasti 100% nõus, kõik kehakultuurilased on sellega nõus, et kehaliskasvatuse tunde on liiga vähe. Kindla peale, ma arvan, et kehalise kasvatuse tunde on liiga vähe ja tegelikult lapsevanemad võiksid ise ka oma lastega natukene rohkem koos liikuda. Et ma olen ise aegalt treeningutel käies pannud tähele, et peale tööd õhtul kella 5-6 aeg tulevad lapsevanemad, toovad oma võsukesed trenni ja ise istuvad tribüüni peal, loevad ajalehti. Et see on kvaliteetaeg, mis läheb raisku koos perega olemisel, et tegelikult võiks samal ajal kaaluda ju lapsega koos liikuda ja otsida siis treeninguteks võib-olla mõni selline aeg, kus ise oled õivatud. Igal juhul fakt on see, et neid kohti, kus liikuda on. Tartus uuest õppeaastast proovitakse katsetada uut aega niimoodi, et näiteks teisipäev ja neljapäeviti esimesed 2 tundi oleks siis fakultatiivselt, et need, kes tahavad rohkem liikuda või on mingid muud huvialatunnid, et jätta need hommikupoolsed ajad ka, et nendele, kellel on nagu süvendatud treeningut. Aga see on uuest õppeaastast ja see on selline uus lähenemine ja ma usun, et see on ka perspektiivikas. Aga igal juhul on liikumiseks Eestis väga palju kohti ja on kindlasti terviserajad ja küsisime Jaak Teppani Eesti terviseradade tegevjuhi käest, et kui head need terviseradade seisukord on. Tänase seisuga on meil ametlikult kodulehel üleval üle 90 terviseraja juba kirjas ja tegelikult väikese saladuskatte all võib nagu öelda, et sellel aastal hea ühitada see nagu liikumisaastaga tahame ikkagi välja hõigata 100 terviserada Eestis, et neid jagub igasse maakonda, kuhu rohkem, kuhu vähem, aga kui mitte päris kodu kõrvalt, siis lähimast metsatukast võib kindlasti leida endale sobiva raja. Nii et selles mõttes võime öelda, et igal juhul tingimused liikumiseks on loodud, aga kui head need tingimused on, et mis seisukorras need terviserajad on? No sellele vastaks niimoodi poliitilise korrektsusega, et iga aastaga lähevad aina paremaks, et tegelikult
siin viimase 7-8 aastaga on ikkagi Eestimaa terviseradadesse päris palju investeeritud ja seda siis nii rajapõhjade paremaks muutmisel, valgustuse tegemisel kui ka puhtalt talveperioodil sellise parema suusaraja saamiseks rajahooldustehnikasse. Et täna ikkagi pea kõikidel terviseradadel on olemas spetsiaalsed rajahooldusseadmed, et kas siis päris rajatraktori või sellise väiksemat sorti rajafreesi näol, et mis ikkagi teeb väga kvaliteetse jälje ja kuna lihtsalt suuremad keskused on viinud selle lati nii kõrgele, et siis see terviseraja kasutaja ise enam ei lepi nagu vähemaga kui ideaalne jälg, et sellepärast võib öelda, et tingimused kindlasti, kui lund on piisavalt, on ka rajad head. Aga Eesti terviseradadest räägime me tänases saates veel, sest et tulemas on video, kus meie tuntud näitleja Elina Pähklimägi treenib terviseradadel ja õpib õigesti treenima. Aga tegelikult, Mati, sina oled kindlasti õige mees vastama sellele, et Tallinn ju tegelikult liigub. Et Tallinn liigub projekt on tegelikult väga populaarne Eestis juba aastaid. Ja aastast 2005 alates minu meelest on, kui see Tallinn liikumine alustati, siis on Tallinna linnas toimuvate rahvaspordi ja liikumisharrastussündmuste arv kasvanud vist juba veerand 1000-ni, ehk siis üle 200 erineva sündmuse toimub aasta jooksul peaaegu iga päev sisuliselt ja ma arvan, et see oli kindlasti üheks suureks liikuma panevaks jõuks ka ja alusplatvormiks ka liikumisaastale kindlasti, ma arvan, ja võib-olla teistele maakondadele, maakonnakeskustele samamoodi eeskujuks, ja ma arvan, et Tallinn ei tohi seisma jääda siin, et Tallinn tuleb peab edasi liikuma ja üheskoos liikumisaastaga. Mul tuli veel selline mõte, et kui tegelikult Eesti eelistest rääkida, et mis oleks Eesti nagu sellised suuremad eelised muuga maailma võrreldes, siis näiteks Ameerika Ühendriikides panna näiteks, ma ei tea, 20% elanikkonnast midagi tegema, näiteks liikuma on päris raske ülesanne. Eestis on see ju palju lihtsam, et see võiks olla ka Eesti selline üks eeliseid, mida ära kasutada kindlasti. Jah, ega Eestis väikse riigi puhul on alati eeliseid suurriikidega võrreldes sellised kiired reageerimised ja paindlikkus ja ka miks mitte ka siis ka sellisel liikumis propageerimisel ja ma usun, et kui me seda koos siin sellist teadlikkust oma tervise suhtes tõstame ja kasvõi sellised saated nagu kasvõi tänane saate, et inimesed mõtlevad natukene oma tervise peale ja eriti just meesterahvad, kelle keskmine eluiga on väga erinev naise sellisest keskmisest vanusest, siis see mõte juba peaks sundima liikuma. Aivo Normak, lõpetuseks, liikumisaasta lõpetuseks veel midagi sellist, liikumisaasta teema lõpetuseks tänases saates midagi sellist üleskutse moodi, et kuidas võiks kõlada Eesti Olümpiakomitee üleskutse, hakake kõik liikuma? No tänases saates me korra seda mainisime, et kui sa ise oled juba liikuv, siis aita sellel aastal vähemalt üks oma sõber liikuma, toeta teda ja nautige koos liikumist. Aga igas saates on meil jagada ka mitmesuguseid auhindu ja tänases saates me tahame ühte raamatut kõikidele televaatajatele jagada. Nimelt on teil võimalus see raamat võita, aga selle raamatu võitmiseks on vaja vastata ühele päris raskele küsimusele. See raamat on siis spordiaasta 2013, selline ilusate piltidega. Neinar Seli on üks selle raamatu toimetajatest, nii et ta teab kindlasti, millest jutt käib ja kui hea raamat see on, võib teile kinnitada. Igal juhul vaadake, mida selleks tegema peab, et see raamat endale võita. See 74 000 pealtvaatajat mahutav Berliini olümpiastaadion ehitati 1936. aasta suveolümpiamängude tarbeks. Need mängud läksid Eesti spordiajalukku sellega, et Kristjan Palusalu võitis kuldmedali nii Kreeka-Rooma kui ka vabamaadluses ehk teisisõnu tuli kahekordseks olümpiavõitjaks. Ja tegelikult läksid need mängud ka Eesti spordimeedia ajalukku, sellepärast et nendest mängudelt toodeti esimesed raadioreportaažid. Ja need raadioreportaažid toimetati siit Berliinist Eestisse lennukiga ja need jõudsid kohale järgmisel päeval ja olid Eesti Rahvusringhäälingu eetris tavaliselt õhtuti kell 22.40, kui edastati olümpiareportaaže.
Need reportaažid tegi siit Berliinist Oskar Lõvi, kes siis pani need heliplaadi peale. Kokku oli neid reportaaže 14 ja ta saatis lennukiga need oma helikandjad Eestisse. Seda peeti tol ajal täiesti mõistlikuks kiiruseks ja täiesti mõistliku ajaga jõudsid need reportaažid eetrisse. Aga erandiks oli see päev, kui Kristjan Palusalu tuli teist korda olümpiavõitjaks. Meie küsimus on, kui kiiresti jõudsid eestlasteni need emotsioonid, kui kiiresti jõudis eestlasteni reportaaž sellest, kui Berliini olümpiamängudel võitis Kristjan Palusalu teise olümpiamedali. Ning õige vastuse palume saata meiliaadressile sport@tallinnatv.eu ning õigesti vastanute vahel loosime välja raamatu Sporditähed 2013. Ja see raamat Sporditähed 2013 on mul siin ilusti käes, nii et kes seda soovib võita, siis oodatud on kõik teie vastused. Huvitav, kas meie tänased stuudiokülalised võiks aimata, kui kiiresti see raadioreportaaž siis Eestisse jõudis? Et kui tavaliselt oli see 24 tundi, et kui kiiresti siis tolleajane Eesti rekord oli? Mul on spordiajaloo tunnist midagi meeles, aga ma ei ole kindel, kas see on õige vastus. Kas meie publikus äkki keegi oskab pakkuda mingeid numbreid? See on päris raske küsimus, et kui tavaliselt 24 tundi oli see aeg. Et siis kindlasti see kerge ei ole internetist, kui juures sellele ka vastust ei leia. Nii et saab olema kindlasti tükk tegu, et seda välja selgitada. Aga meie saate juurde käib ka üks õppevideo ja sel korral õpib siis tuntud näitleja Elina Pähklimägi õigesti treenima ja tänases saates õpetab teda murmasuusataja Siim Sellis ja eesmärgiks on siis saada klassikatehnikas kiiremini liikuma. Minuga siin on Siim, kes teab väga häid plahvatuslikke nippe klassikatehnikast. Nii et Siim, oled valmis jagama? Ikka jah, siin saladust ei ole. Kõik võivad näha ja proovida järgi. Et ma arvan, et kõige lihtsamast on paaristõukelises sõidu, siis näete seda, kuidas saada veel kiiremaks. Et mida seal silmas pidada on esiteks, et oma hoogu koguda. Tuleb puust paisata iga tõuke enne igat tõuget võimalik kaugele ja kiiresti ette. Et see on alguses kindlasti koordinatsiooniliselt päris raske teha algajale suusatajale, aga üks väike nipp selleks on, et tagumiku lihased kõvasti krampi nii-öelda tõmmata, siis aitab see tasakaalu hoida ja ennast ette paisata. Siis see peaks välja nägema nii, et seda söökse asendis, nagu sa oled suusatamise ajal tõuke alguses, sa ei tohikski saada niisama võtta ilma keppideta maa peal seistes ja paigal olles. See võiks olema ees, nagu ebaloomulikult tasakaalust väljas ja siis kogu rindkere ja õlavööd ja kõhtu jäigaks tehes, siis nagu taluda ära kogu see löök, mis tuleb siit ülevalt ja siis see on see, mis edasi viib. Mis ma oskan kosta? Brutaalne.
väga. Mina isiklikult hetkel kardan seda tehnikat väga. Mul on niisugune tunne, et ma lendaks sellega väga pikali, aga ma arvan, et mehed, kellel on piisavalt jõudu ja tehnikat, palun, laske käia. Seda on kõrvalt väga õudne vaadata. Aga ma arvan, et nii hull see asi ka ei ole. On maailmas ka naisi, kes suudavad peaaegu samamoodi sõita, et... Just, maailmas on olemas naisi. Küsimus on, kas neid on Eestis ka? Kindlasti on. Kui olete huvitatud veel Elina Pähklimägi tegemistel silma peal hoidma, siis meie saates kindlasti näete neid videosid ja ka terviserajad.ee. Seal on olemas Teeme koos rajalugu uus videoprojekt, kus näeb Elinat neid asju tegemas. Aga kui me Siim Sellisest nägime videoklippi, siis Siim Sellis on tegelikult üks nendest meestest, kes Eesti Sotši olümpiakoondisesse ei mahtunud ja jäi sealt napilt välja. Kuna Neinar Seli on siin, tegelikult on meil Sotši olümpiamängud järgmise saate teema. Aga ma küsiksin põgusalt, et nüüd on meil 24 koondislast on teada, kas on 100% kindel, et nüüd jääb 24 jääb või on lootust, et saame näiteks kahevõistlejatel või kellegi veel ühe koha juurde? Täna ongi nagu viimane päev tegelikult, kus siis peab nagu lukku lööma kõik selle ka koha peal ja meie tippspordi juht Martti Raju lendas hommiku juba koha peale Sotši, nii et homme hommikuks on nimekiri lukus ja paigas, nii et hetkel on küll 24. No 2010. aastal oli Eesti koondise suurus 30 sportlast, 2006. aastal oli Eesti koondise suurus 27 sportlast, aga samas 2002 oli 18 sportlast, et ütleme seal Vancouver, Torino, Salt Lake City, et sealt me tegelikult oleme ikkagi medali ära toonud, et nüüd meie koondis on küll suhteliselt suur, aga seal on väga palju debütante. Mis võiks olla eestlaste parim koht, mille me sealt ära suudame tuua? Eks see ennustamine on niisugune tänamatu töö, aga kui me üldse Eesti väiksusest ja kogu sellisest kandepinnast ja räägime sellisest medalite võimalikkusest, siis ega üldse kõik peavad sellise väikse rahvaarvuga riiki imeks, et medalit saada, aga seekord võib öelda, et kui me üldse mingit medalit saame, siis peaks olema väga suur ime. Et eks see kandepinna teema ka selles praeguse selle suusatamise koosseisus on, et see 6 sportlast on tõesti võrreldes eelmistega väiksem, aga me ootame, kui olümpiatulin kustunud ja millised järeldused teevad, siis kõigepealt ka loomulikult suusaliit, mis tingis need ja meil on hea traditsioon peale olümpiat kokkuvõtteid teha ka Eesti Olümpiaakadeemial, kus me siis analüüsime siis värskelt peale olümpiat sportlaste esinemisi ja eks siis alaliidud annavad hinnangut ja tänase seisuga oleme siis põnevil ja ootame. No selge on see, et Eesti koondis on selline iseloomustavaks sõnaks võiks olla põlvkondade vahetus, aga samas teeme väikse ennustusvõistlus, et proovime siis ennustada, et kes võiks olla see eestlane, kes toob kõige parema koha. On see näiteks Jelena Glebova või on see Peeter Kümmel või on näiteks Kauri Kõiv või keegi veel teine? Mati Aivo, mis te arvate? No, pakun siis välja, et selleks on iluuisutaja Jelena Glebova. Mis arvad, mis koha ta võiks sealt tuua? 13. Väga hea. Aivo Normak, mida pakud? No ma siis pakuks teistmoodi, et ma arvan, et murdmaa-alade tegijad võiksid õnnestuda. Aivar Rehemaa, Peeter Kümmel, ütleme. Jah, emb-kumb neist, et ma panustaks neile, kuna Glebova läheb võistlustulle ja tegelikult see konkurents on võrreldes Euroopa meistrivõistlustega oluliselt suurem. Ameerika, Hiina, väga tugevad uisuriigid tulevad veel juurde, et jah. Aga Neinar Seli, ennustamine on selles mõttes väga tänamatu töö ja EOK president võib-olla ei tohigi seda väga julgelt välja öelda, aga samas mis võiks olla ikkagi need kohad ja need inimesed, kes sealt võiksid, kellele me saaksime kõige rohkem põhjalt hoida? No eks me koha peal, kuna ma olen algusest lõpuni, elame kõigi eestlastele kaasa ja nendel võistlustel kindlasti oleme ka ise olen kohal. Aga mina mõtleks võib-olla, kindlasti tuleb seal mingi üllatus ja selles mõttes on ka hea, et ei ole sellist kindlat liidrit, kes siis oleks mingi meedia ja kõiki surve all, et nagu siin varasemalt kas või läbi põles meil vehkleja Novosjolov, kõik olid maailma esinumber ja see oli Londoni olümpial, et tegelikult on hea, ja ma siiski usun mingi üllatusele ja ma usun, et üllatusi võib tulla naiste hulgast,
laiemalt, aga miks mitte laskesuusatajatelt? Selge pilt, jääme lootma häid tulemusi Sotši olümpiamängudelt. Sotši olümpiamängudeni jääb siis umbes 10 päeva. Igal juhul meie oma tänases saates jagame veel auhindu ja meil on üks lauamäng. See on siis Eesti Olümpiaakadeemia välja antud lauamäng. Spordimäng on siis hariv mäng, mis tutvustab sporti kui mitmekülgset nähtust ja selle võitmiseks ei tule teil teha mitte midagi muud, kui minna Facebooki lehele ja laikida Spordiakadeemia lehekülge. Kõikide nende vahel, kes laigivad kuni 10. veebruarini Spordiakadeemia Facebooki lehekülge, osalevad loosimises, kus on võimalik võita auhinnaks hariv sporditeemaline lauamäng. Mängu eesmärk on küsimustele vastates või ülesandeid sooritades liikuda realt reale ja jõuda poodiumile. Spordimäng Mina, sina, meie on raamatupoodides müügil hinnaga 25 €. Pane like Spordiakadeemia lehel ja võid võita selle lõbusa spordimängu endale. Võitja selgub juba 10. veebruaril. Aga meie saates on ka omamoodi traditsioon või vähemasti siis täna alustame uue traditsiooniga, et me vaatame iga saate lõpus üle mõningad lõbusad videoklipid. Näiteks meie saates on pakkuda teile nädalavahetusel visatud $1 miljoni vise korvpallist. Nimelt siis korvpalli Euroliigas sündis tõeline nimevise, kui kõigepealt Kanguri klubikaaslane Kristjan Kanguri klubikaaslane Kate Langford pääses vabaviskejoonele. Ma loodan, et see video suudetakse siia ekraanile kuvada. Tablool oli igal juhul jäänud aega 3 sekundit ja Langford siis eksis teisel vabaviskel, andes Milanole 2-punktilise edu, kuid vanameister Zoran Planinic tabas siis koos lõpusreeniga ülikaugelt teiselt poolt väljaku otsast 3 ja kahju küll, aga meie Kristjan Kanguri koduklubi kaotas selle kohtumise. Ma usun, et see vise on veel kõvem avaldus siin aastate $1 miljoni viske peale kui omaaegne skeelevise siin Eesti meistriliigas. Igal juhul korvpallikeeles nimetatakse seda siis buzzer beateriks ja Zoran Planinic on selliseid viskeid muidugi tabanud ka varem. Igal juhul ma usun, publik on minuga nõus, et see väärib ühte aplausi. Aga teine video tuleb meil Rootsist. Rootsis on nimelt maailma mainekaim maraton Vasalopet ja Vasalopetil on üks väga karm laskumine, mida nüüd kutsutakse siis Risbergi laskumine ja ligi pooled sõitjad kukuvad seal laskumisel. Me saame vaadata seda lõbust videost, kus siis väga paljud rootslased, ma ei teagi, ei oska suusatada või milles asi on. Igal juhul põhjuseks on peamiselt see, et enne laskumist on üks väga karm tõus, mis siis need sõitjad ära väsitab. Igal juhul on see pealtvaatajatele pakkunud väga palju nalja ja seal lõigul on ka kõige rohkem pealtvaatajaid ja müüakse sinna, ütleme nii, et sinna annaks müüa päris kalleid pealtvaatajate pileteid. Ja selle laskumisel on siis paigaldatud viimastel aastatel ka netikaamerad, mille abil on võimalik kodus seda lõbusat vaatepilti jälgida. Ja rootslased siis share'ivad alati peale Vasalopetit just selle Risbergi laskumise videot. Nii et kõik need, kes lähevad Vasalopetile, olge valmis selliseks laskumiseks. Aga tegelikult on selle laskumisel ja nendel kukkumisel 2 põhjust. Üks põhjus on veel see, et kui üks inimene juba kukub, siis tegelikult on see nagu doominoefekt, et ta lõhub selle raja ära ja siis juba hakkavad ka järgmised kukkuma. Ja teine põhjus siis see, et eelneb karm Risbergi tõus ja see võtab lihtsalt nii punasesse need inimesed, et nad lihtsalt ei seisa enam püsti. Aga hea uudis on see, et arstiabi on ka raja ääres täiesti olemas seal, nii et kes soovib Vasalopetile minna, siis koguge julgust. Igal juhul me alustasime siis tänast saadet sellises nukras toonis, et eestlane liigub vähe, aga saame lõpetada sellises lõbusas toonis, et rootslased ei oska suusatada. Aga meie eestlased muidugi oskame. Ma tahan tänada meie stuudiopublikut. Te võite ise endale väga julgelt ühe korraliku aplausi teha, sest publik oli meil tasemel. Ja sama tugev aplaus kindlasti meie saate külalistele. Suured tänud teile, et tulite tulemast.
aga head vaatajad, ärge siis teie unustage laikimast meie Spordiakadeemia Facebooki lehekülge. Samuti ärge unustage, et saatke sport@tallinnatv.eu vastus küsimusele, et kui kiiresti siis jõudis eestlasteni raadioreportaaž Berliini olümpiamängudelt 1936. aastal, kui Kristjan Palusalu võitis teise kuldmedali. Aga meie spordisaade on eetris juba järgmisel esmaspäeval algusega kell 21.30. Ma usun, et kõik akadeemikud ja publik on minuga nõus, et me soovime teile, head vaatajad, sportlikku nädalat.